Tere hommikust! Kell on 9.50, oleme Paides, oleme Järvamaa Kutsehariduskeskuse ees ja asume siis tegema oma vlogi 3. episoodi. Sel korral näitame rohkem kooli siseellu, läheme külla logistikutele, elektrikutele ja kokkadele, vaatame, räägime erialaõpetajatega juttu, räägime õpilastega juttu, uurime, kuidas neil esimese semestri lõpuks siin hästi läinud on ja kas muud midagi, läheme parem neile pilgu peale ja saame lähemalt tuttavaks, mis siin ägedas koolis siis seespool toimub. Tere hommikust, Uku! Tere hommikust! Kuidas hästi elu läheb? Normaalselt. Me oleme siin kell 10 hommikul kokandusklassis, teil on jõudnud kätte praktika töövoor. Räägi, mis sa täna kokkad valmis? Ma teen täna seljanka. Mis teeb Uku seljanka erilisemaks ja teistsugusemaks? Mis sulle retsept räägib sul? No, siin räägib, et see on muuga sipul marineeritud kurk ja tomatipasta, keedusink ka. Ehk et tõotab hea asi tulla maitsvatest toorainetest, jah? Jah. Tere hommikust sullegi, Kristen! Leiame end siit õppeklassist, sinu eest ma leian retsepti, mis ütleb toidu nimeks, mida sa valmistad keefiri taretis marjakompotiga. Mikseril on hoop sees, sul on nähtavasti tuju hea, räägi, mis siit siis välja tuleb? No siit peaks tulema siuke taretise laadi see, kus ta läheb hästi nagu vahuliseks ja hakkab kerkima, kui sa jätad ta üle 2 tunni külmtappi. Ja samamoodi see on ka minu võistlustoit, et mind valiti Kuressaarde Baltikumi võistlema. Ja muud midagi. Ehk et sa lähed Läti, Leedu ja Eesti jääkaaslastega vastamisi ja lähed vastame siis keefiri taretist tehes. Mis teeb Kristeni taretisest kõige parema ja võiduväärilisema toidu? Kuna ma arvan, et mul on hea õpetaja olnud, et rohkem mina ei oska öelda, ma arvan, et mul on õppejuht on eelis, et kellelgi ei ole võib-olla sellist õpetajat nagu mina. Hästi öeldud, ma arvan, et see on poliitkorrektne vastus sul. Mitut erinevat toitu sa praegu suudad kokku jaotada ja nimetada enda peas, palju poole aasta jooksul siin õppeköögis valmis on tehtud? Oi jah, ma ei oskakski öelda, ma peaks selle jaoks mappi vaatama, aga ma pakun, et nüüd on vist üle juba 30 on see arv. Mis sul absoluutseks lemmikuks on osutunud, mitte just ainuüksi maitse mõttes, aga mida kõige põnevam teha? Pannakotta moosiga on üks lemmikuid. Üpris lihtne teha ja ka väga maitseb loomulikult. Sul on kõrval on hea sõber, akadeemia jalgpallipundi liige ka Uku. Uku ülesanne on täna teha valmis maitsev seljanka. Kuidas sa siin poole silma ja kõrvaga tema tööd vaadates hindad tema panust teie siia töölauda? No ma arvan, et ta on ikkagi vääriline komponent sellele asjale. Et üksi teha võtaks mul kõvasti kauem ja alati on lihtsam koos teha. Äge, siis me laseme teil toimetada ja ootame huviga lõpptulemusest käest. Aitäh teile! Sigrid Mäeots, sinu ülesanne on nendele toredatele jalgpalluritest noormeestele anda edasi ka kokanduslik oskus, teada värk, et nad suudavad jalgadega palli taga ajada ja seda hästi lüüa, aga kas kätele on antud ka see oskus, et nugasi, lõikelaudasi ja tooraineid valitseda? Kindlasti, nad on ju valinud tegelikult selle eriala põhjusega, et miski neid kõnetas ja tänaseks on ju näha ka, et osasid kes siis harjutavad ka võistlusteks, kõnetab ka võistlemine, et siis võistlussport nii-öelda ka jalgpallis või ka kokanduses, et me üritame pakkuda neile kõigile võimalikult palju põnevust ja närvikediga kokanduse eriala. Sa oled nüüd poiste arengu ja kõikvõimalike muude sammudega siin pool aastat saanud samas taktis käia, neile uusi oskusi anda. On juba täna võimalik öelda, et nad lähevad, ütleme, vanemate koju ja suudavad seal mingisuguse teatava roa lauale serveerida õhtu lõpuks?
kindlasti, sest neil, osadel on ka taust, kes on juba päriselus kokkatööd proovinud, kes siis kooli kõrvalt teeb ja samas ka hobikokkajaid on, et Uku on siin väga hirglik hobikokkaja, olen kuulnud. Kindlasti oleme koos arenenud ka, kuidas siis nii-öelda raskustest üle saada, kuidas jälle paremini saada ja tegelikult on teisel kursusel neil ka kohustus oma vanematele teha õhtusöök. Nii et see on selline järgmise aasta proovikivi neile, et saame harjutada. Kuidas siin professionaalses köögis teil on ülikihvtid ahjud ja kõik muu vajalik aparatuurika olemas selleks, et anda noortele täielik arusaam sellest, milline elu köögitoimkonnas on? Kui paljud teie vilistlastest lõpuks kokkadeks ja tippkokkadeks päriselt saavad? Kõik oleneb, kuidas inimese enda teekond läheb, aga isegi kui nad meie kooli lõpetavad ja lähevad näiteks välismaale vahepeal, siis mina endast kogemusest saan öelda, et väga ikkagi nagu ütleme, et 50% inimestest ikkagi, kes selle eriala on valinud, siis nad jõuavad kuidagimoodi selle söögi juurde tagasi. Et vahet pole, kas nad on teenindajad, kokkad, aga kuidagi see tuleb nagu ikkagi ringiga tagasi, et kõik, mis hinges nii-öelda kokkamine, siis see jääb. Super, siis me laseme teil töises sumedas keskkonnas jätkata ja tuleme varsti vaatame, et milline teil see lõpptulemus siis kaussidele ja tadrikutele saab. Aitäh sul! No nii, seni kuni Järvamaa Kutsehariduskeskuse teises tiivas tükeldatakse erinevaid tooraineid, supi ja magustoidu tarbeks, siis tulime siia vanasse laohoonesse, mis on nüüd ümber tehtud logistikutele õppe nii-öelda ruumiks. Tulime vaatama, et kuidas meie kaks akadeemikut siis ilusti siin hakkama saavad logistiliste väljakutsetega. Nii et igati põnevad kraami on see ruum siin täis. Meile kaks tuttavat nägu on seal selja taga. Läheme vaatame, millega nad igapäevaselt tegelevad ja mis teadmisi omandavad, nii et hoppa liht. No nii, Romet, tore sind üle paari kuu näha, jõulupühad on vahepeal olnud, aga Rometist on saanud vahepealsel ajal siis endisest kokast on saanud logistik. Räägi, mis sind eriala muutmisele nii-öelda suunas ja kas sa oled oma uue valikuga rahul? Terve mu pere nagu tegeleb selle logistikaga. Õde tegi veokorraldaja paberid ära, emal on ja kasupapsil on ka, nii et ma mõtlesin, et see, miks ka mitte. Kõik on ära teinud, jätkan traditsiooni näiteks. Kuidas sulle peale selle vahetuse tegemist, kas kool tuli esiteks vastu sellele soovile, ilmselgelt tuli, on ju, aga kuidas sul see nii-öelda vahetuse järgselt see tunne on, esmamulje? Kas rohkem siis sobib see, mida logistika sulle erialana pakub või igatsed miskit ka praegu sellest, mida Uku ja Kristjan seal ruumi teises otsas teevad? No üks ühes mõttes ikka igatsen, see seltskond, mis seal oli, meeldis mulle ikka väga, ma olin täiesti nagu sisse sulandunud nendega, aga no erialane logistika meeldib mulle rohkem, see liikumine ja pakendamine, see on rohkem minu teema. Mis sul hetkel käsil on? Me näeme ühte kõvakaanelist mapp-tagalat ja selle peal ühte A4 paberit. Mida see A4 paber sulle soovina avaldab siis? No hetkel on mul käes komplekteerimisleht, mis mõtlesin, ma pean leidma siit lehtidelt mingisuguse kauba aluse võtsin, panin tooted sisse ja pean need lõpuks viima sinna õpetaja juurde, et aitab mul sorteerida, et hinnad päris hakkama saada. Hästi, siis me hetkel sind ei pidurda, anna jalgadele ja kätele ja mõistusele kuuma ja vaatame siis, kuidas sul see korv täis saab. Radjon, näitasid just logistikule omaselt suurepärast punktist A punkti B liikumist, viisid kauba väljastusalale, pakkisid selle ilusti ära. Räägi siis, millised need päevad siin konkreetses hoones välja näevad, kas logistiku eriala on sulle pakkunud toredaid juba kogemusi ja väljundeid ja näed, panid täppi? No eks meil nagu laavas olema suht nagu vähe olnud ja muidu nagu õppima rohkem nagu teooriat ja niimoodi, mis nagu ikka pakub huvi mulle. Kuidas just klassiruumi siseselt on, kas see, mida teooriatunnis räägitakse, kõnetab ehk isegi rohkem kui see, mida praegu oma kätega tuleb teha või tegelikult jõuda nii-öelda tööruumi ja teha siis oma kätega asi ära on ka nii-öelda kihvt?
ja väljakutse? no mulle ikka meeldib nagu rohkem, no teooriat on ikka veits raskem. Kuidas sa rahul oled Järva Kutsehariduskeskuse just niisuguse nii-öelda, mis puudutab kooli ja akadeemilist poolt, siis kas sa tunned, et see annab sulle piisavalt väljakutset ja ajumahlade liigutamiseks vajalikku pingutust? no meeldib väga. Meeldib, jah? ja ikka. Aga jalgpalliline osa selle kõige juures, näed sa, et nii-öelda need asjad, mis saavad tehtud koolipäeva vältel, annavad ja jätavad piisavalt energiat ka selleks, et kui õhtul kell 4:30 hakkab trenn pihta, et siis on mõistus veel selge ja jalad veel teravad? no ikka nagu pingutama peab, et nagu harjub ära sellega. Üldplaanis ühesõnaga elu hästi ja rahul suures plaanis. Okay. No super, nüüd on, laseme su tagasi tööle. Marsruudi paika panemiseks me peamiselt keskendume sellele, et me säästaksime võimalikult palju aega ja võimalikult palju kulu kütusele näiteks. Kui me käiksime edasi-tagasi iga koha vahel, siis see ei oleks väga efektiivne keskkonnale ja meie rahakotile kindlasti. Logistikute õpetaja Aili Kendaru, rõõm teiega siin selles Järva Kutsehariduskeskuse õpperuumis olla. Teie juhtida on ka meie 2 või täpsemalt 3 noore jalgpalliakadeemia liikme õpiteekond. Kuidas teile esimese poolaasta vältel tunne sisse on jäänud, kuidas meie jalgpallurid siin ikkagi siis hakkama saavad? Ja logistikas on väga tähtis aja planeerimine ja see aja planeerimine nende puhul on eriliselt, et nad peavad hommikul trenni jõudma, sealt tundidesse jõudma ja õigel ajal uuesti trenni jõudma. Nii et see aja planeerimine on kõige, ütleme, alus õpingutele ka. Et kui sa oskad planeerida ja õppida, siis ongi nii, et tuleb hea logistik, kui ei tule hea jalgpallur. Me oleme näinud neid küll Roklaga ringi sõitmas, küll komplekteerimas erinevaid pakkealuseid ja hetkel teevad nad logistilist veotiiru Tallinna peal, et olla võimalikult efektiivselt nii raha ja igasuguse muu kulu osas. Mida veel te selle kõige lisaks õpite ja õpetate? Kindlasti õpetame ka mitte praktilist poolt ainuüksi, vaid ka teoreetiline baas. Oleks seal need teadmised, kuidas on, mida tähtsaks pidada selles valdkonnas, mõisted, eriala mõisted, jah, et käsikahveldõstuk on see, millega nad siis seal liiguvad, et ei öelda firmat, vaid siis ka seade nimetuse. Ja kindlasti lao poole pealt on need praktilised oskused, mida nad saavad tulevikus elus kasutada erinevatel valdkondadel. Super luks, aitäh teile, Aili! All this time running around, legs and limbs, millions of eyes. Tööriistad on ka kõigile, nii et ära panna lampi. Kardo, Jevgeni, härrad elektrikud, rääkige, mis ülesande näol teile kätte on antud ja mis teie duo täpsemalt siin tänase tunni lõppedes laua peal omama peaks? Ütleme nii, et meie ülesanne on siis lehe pealt vaadata, mis tegema peab. Juhtme, kõik asjad on olemas skeemil. Et nüüd peame jälgima, et kuidas juhtmed lähevad ja peame lootma, et töötab lõpuks. Kuidas teil esimese poole aastaga tunne sisse näed, kas see valik, mille te tegite eriala näol, rahuldab teid, kas see pakub päevas piisavat sükest väljakutset? Ma arvan küll, jaa, aga eriti on see, et nagu igalt poolt oleme kokku tulnud ja oleme tuttavaks saanud ja eriti on need, kes ei mängi jalgpalli, et teised klassikaaslased, nendega oleme kokku puutunud ja oleme tuttavaks saanud. Kui ta on stopp, siis vaata, stopp võiks punane olla ju. Ja. Võtta selle loogika järgi, et kuna ta on ju hädastopp punane, siin on mootori kaitse ja selle võid näiteks valge panna.
nii, jaam number 2, härrad, mis te arvate, miks just akadeemia kutid valdavas osas on valinud elektriku ameti kasuks, mis räägib selle kasuks? Kindlasti enamus on võtnud selle raha pärast, milles ma olen väga kindel. Ja tavaliselt need, kes meil kokad võtsid, neid me vahel kiusame, ütleme neil abikokad ja värki. Et elektrik on ikka siuke mehine tööala. Ja sellepärast ma arvan, enamus selle võtsidki. Et meil oli toas üks kokk ja tema oli ainuke, kes meil toas süüa ei teinud. Tavaliselt. No nii on, elektrikud ei vaheta lambipirne, siis kokad ei kokka. Yeah. Kuidas teil esimene poolaasta siin Järvamaa Kutsehariduskeskuses just praktilises ja akadeemilises mõttes mulje on jätnud? On meeldinud? No mulle on näiteks väga meeldinud, jah. Aga eriti trennide ja õppetundide poolest. Kui ma ise tulin koolist, kus nagu väga ikka pigem õpetatud, siis siin on nagu õpetajad, kes tegelevad õpilastega palju paremini. Minu jaoks ainult. Ja igasugune, ütleme, jalgpalli ja kooli ja akadeemiku värgi kokku kombineerimine, kas on olnud selline, nagu sa sellest eeldasid läinud aastal, kui hakati reklaamima välja meie jalgpalliakadeemia juttu? Või on jäänud miski, ütleme, vajaka sinu silmis? Minu jaoks on kõik läinud nii, nagu mulle sellest ennem räägiti. Tava poolt siis. Kus sul? Mulle hästi. Väga hästi, Arvo Orlovski, elektriksuuna põhiõpetaja. Sul on selja taga Jalgpalliakadeemia õpilasi ja Kutsehariduskeskuse noori päris palju. Kuidas need meie poisid siin esimese poolaasta vältel hakkama on saanud? Kas keegi on saanud särtsu ja natukene elektri poolt valu ka? Särtsu just otseselt pole saanud, aga et seda ma ei tohiks nagu lubada, et nad särtsu saaksid. Aga jah, kui nad läheks sinna kallale, siis eks nad särtsu saaks esialgu kätte. Aga praegu on rohkem algab meil ikkagi ju teoreetikaga. Ja eks neid häirib see, et jube palju teoreetikat ja kõik, aga kui ta sa lased nende asjade kaudu, ta ei tea, kust keerata ja sellised asja. Ja nüüd me oleme jõudnud siis selle poole aasta jõudnud selleni, et nüüd nad panevad juba praktilisi asju juba lihtsamalt kokku. Nüüd hakkavad need praktilised huvitavad tööd, mis neile meeldivad. Aga nüüd nad hakkavad ka sellest aru saama, et see teoreetika on vajalik. Sest kui ta ikkagi seda ei mäleta või seda ei tea, ta saab aru, et ta ei oska edasi. Ja siis hakkab küsima. Oled sa selle tuumikuga ja selle energiaga rahul, mida need poisid siia toovad? Kas on tunda, et nad, ütleme nii, et elavad, hingavad ja on samas jalgpallirütmis muidu? Joo, nad on väga elavad. Vahest peab korrale kutsuma videot, et neil see jalgpall on ikka selline rohkem, meeldib rohkem, aga siis tuleb neid nagu maa peale tagasi tuua, et teeme nüüd seda eriala ka. Sellepärast jalgpall on tore, kõik on tore, aga et eriala peaks ka olema. Vahepeal on vaja väike särts anda. Jaa, sest ega jalgpallis on ju, kui tulevad vigastused asjad, siis süüa tahaks ju ikka saada. Nii on. Midagi peaks oskama ka veel peale selle. Ehk et teil on kulgenud, ütleme, esimene periood sellest aastast igati töises rütmis saanud sõrmed juba väikselt juhtmete külge panna. Juba on saanud siin lülitustoiminguid teha, vekselsüsteeme, nüüd on juba mootorijuhtimised ja sellised, nii et vaikselt läheb, kuni jõuame lõpuks sinna kontrolleriteni ja muude asjadeni välja, kus on juba natuke IT-d ka sees. Et siis vaatame, kui palju neil seda nuppu on, et seda kõike jagada. Väga hea. Siis tänavad ja Arvo ja soovime palju edu elektrimaailmas teile ja poistel. Jah, loodame, et neid tuleb veel. Väga hea. Nii, meil on valmis saanud keefiri tarretis on õigus, jah? Ja mõnus magus moos on peal ja teisel pool lauda seljanka, mille eest, ma saan aru, täna olid siis pigem Uku. Vahetasite siin omavahel tööpositsioonid ära. Uku tegeles magusa serveerimisega ja Kristjan võttis üle siis supi taldikutele panemise. Rääkige, kuidas te esmamulje kohaselt enda soorituse ja saavutusega rahul jäite? Mina ütleks, et kõik tuli praegu hästi välja, et millegi üle vinguda ei saa, et kaalusime kõik õigesti ja toidud näevad maitsud välja. Aga vaatame, kuidas välja tuli.
mis siis supi puhul hinnata, seal on maitsestamine, puljong, tükelduskuju, maitse. Kuidas sa hindad seda sooritust, mida Uku sulle sinna potti valmis keetis? Kõigepealt vaatame tavaliselt välimust, supi väljatulekut, et kas jagus kõigi 3 portsu jaoks, mis on vajalik. Siis tükeldus jääb kohe silma, siis selle supi puhul ka tomatipasta kasutamine ja sealt edasi siis maitsed. Maitsed on tavaliselt viimased, mida saab timmida, et näiteks kui on soola vähe, saab alati soola juurde panna. Võistlussituatsioonis siis nad peavad ka ise veenduma selles, ehk siis maitsma kas või 3 korda, enne kui nad serveerivad. Et pärast serveerimist ju enam kohtunike ees maitsed timmida ei saa. Aga tänase sooritusega võib jääda rahule. Väga hea. Aga vaatame, mis siis sellest keefiri uhkest taretisest ja sellest pealsest magusast moosist saab. Sa võid oma sõnadega tutvustada, et kus selline retsepti leidmine ja kuidas siis Kristjan ennast tunda võiks vahetult enne võistlusi, kuhu ta läheb. Et keefritaretis on tegelikult üks kohustuslikest toitudest ja on siis serveeritud ise tehtud kompotiga. Ta näeb siuke kerget moosine ja kompotine selline vanaemalik välja, aga kompott peabki selline välja nägema. Ja kuna see on kohustuslik toit, siis me loomulikult harjutame seda ka läbi. Maitsed on väga head. Kompotis on kenasti tunda kaneeli, mis on ka marjade kõrval siis teine kohustuslik komponent. Ja taretis on väga hästi tardunud. Et seal hinnatakse kõige rohkem želatiini kasutamisoskust. Ehk et enesekindluse level vahetult enne võistlusi on pigem okeis. Meil on veel 6 aega. Aga praegu juba võib rahule jääda, nii et ei pea muretsema. No väga hea, soovime teile igatahes edu edasistel õpingutel, kui ka siis Kristjanile sinna kaugele, kuhu ta võistlema läheb. Jah. Aitäh teile. Aitäh. Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppejuht Külli Marandi-Kallas. Räägime paslikult ja igati sobilikult esimese semestri lõpus, jaanuarikuu lõpp on kätte jõudnud ja õige pea hakkavad saabuma poiste esimesed õppetulemused. Kuidas sul ülevaade hetkel on? Kas kutid on saanud ilusti hakkama siin selle kooli ja akadeemilise poolega või on jalgpall segamas kedagi äkki isegi? Ei ole, tegelikult on see pool aasta läinud meil väga huvitavalt. Nii poistele kui meile, selles mõttes, et see on ju meile ka uus. Ja on mõlemat. On neid, kes saavad väga ilusti õppimisega hakkama ja trennidega. Ja on neid, kellel natuke on vaja toetamist. Ja võib-olla natuke peavad rohkem pingutama, aga ma arvan, et nad lõppkokkuvõttes saavad kõik ilusti ree peale. Sinul on selline privileegne positsioon ka, kus tegelikult Jalgpalliakadeemia üks liige on sinu poeg Kardo. Ennist nägime teda elektrike eriala õppeklassis. Kuidas koduses keskkonnas on? Kas poisi näoilme on rõõmus ja hoiak positiivne või on miski, mis tekitab koolis käimisega seonduvat stressi ka? Ei ole, praegu on kõik ka samamoodi sujub. Muidugi uus kool, uued sõbrad, uus väljakutse, eriti hommikused trennid. Aga mulle tundub, et ühiselamu elu. Aga mulle tundub, et ta on saanud ilusti järje peale, eks temal see eelis, et tema on ju olnud kogu aeg Paide linnameeskonna poiss. Et treenerid on tuttavad ja keskkond on tuttav. Aga praegu positiivne ja tundub, et ka eriala valik on läinud hästi. Super, siis me jääme tõesti ootama esimese semestri loodetavasti edukaid tulemusi ja õppeedukust ja soovime teiseks algavaks semestriks palju edu ja jõudu teile kõigile. Ja aitäh. All this time running around, legs and limbs, millions of eyes. Oskari, first and foremost, 37 years ago today, a legend was born. Happy birthday. Thank you very much, man. And to now move on to the interview itself, what motivated you to join Paide and put the professional football career behind your back? Yeah, it's just in every aspect when I went this through in my mind, it felt like the right move now to end my football career. Despite I didn't need to do it, I had chance to stay playing professional. When interest
popped up from Finnish Veikkausliiga. But I like to build things, I like to develop players, and I can see that that's the next effort which I should try to go with after playing active football. And try to make it big. And I have a lot of passion to build things, and it's a thing for my heart, and I like to develop players and systems, which I've started to do already in college. But now, and also one big reason is that I can co-work again alongside Mika Laurikainen, who was my head coach back in the days, 2 years, TPS Turku. So that was one big reason. Also, how the club showed this idea and what direction this club is going, what kind of passion this club has, and what kind of investments and plans this club has in the near future. And I want to be part of this path also, and building the goalkeeping department in a great way. It's now been the first 2 weeks of your career here in Paide, working closely with the academy and the youth. What are your first impressions of the infrastructure, the hall, the academy guys, the goalkeeping department, and so on? Of course, the circumstances in Estonian level, also compared to Finland level, is unbelievably good built here, so we can do the work very professionally here. And that's the main thing which I've now observed and profiled the guys for first weeks, and how they can function under a professional environment. And that's the thing which I'm gonna bring to this team as a under 21 goalkeeper coach, that this is a great possibility for the guys to see in the professional environment, get a bite what it's like and how they can operate from there. And so far I've been impressed about the working ethics they have. They want to work hard, and that has to be the base if they want to get forward. And so far I like very much the motivation of the guys, and now it starts from here. It's all different to see them on trainings than on the games, but I have already gotten some data about the games, and so far I like the atmosphere what we have on the start here. I want to build this kind of goalkeeper development strategy and program, which is the best in Baltics and Finland, even with whole Scandinavia level. So we want to that when we are speaking about talented goalkeepers in Estonia, that they start to come for our club from early age. And it's a very ambitious target, but I'm ambitious man, and this club is also ambitious. Hopefully we can make it happen. Super, thank you, Oskar. Probably, yeah.